Tere kõigile! Mina olen Rita Masing, tütarvaraesitleja Haapsalust ja tutvustan teile päris mitut toodet. Üks uus toode on käsispiraalitaja, millega on väga mugav teha tervislikke spagette. Selleks võtan ma suure kausi. Köögivilja spa seest köögiviljad. Ja esimesena näitan, et saada võimalikult pikad spiraalid, ei lõika ma seda suvikõrvitsat väiksemaks. Spiraalitaja koosneb siis muidu hoidikust, millega keerata, lükata ja alumine osa on kaheosaline. Pesemiseks võimalik lahti võtta ja väga lihtsalt käib kinni. Kompaktne, väike. Ja hakkame tööks. Loodan, et on hästi näha, kui pikad need spiraalid tulevad. See kleerkaus, mille sisse ma neid spiraale teen, on serveerimiseks väga hea, sest ta toob esile toidu, mis selle sees on. Mitte ei võimenda siis kausi värvi. Nii, teeme selle täiesti peaaegu lõpuni, sest ma pärast tahan näidata veel selle viimase jupiga, mida on võimalik veel teha. Nii. Salatitangidega proovin teile nüüd näidata, kui pikad. No ikka väga. Ja kui te nüüd küsite, et kuidas neid süüa õnnestub, siis teate seda naljavideot. Võtad aga kahvli otsa ja käed jätkavad lühemaks. Nii, nüüd ma panen porgandiga selle turva ja keeran porgandist samamoodi. Proovin ka siit kõrgemalt teha, et te näete. Porgand teeb krüpsust, kipuvad nad meil olema kevade poole natukene mitte nii lased enam, aga ikkagi tervislikud ja toorsalat on väga hea. Kui lapsed ei taha muidu suvikõrvitsat porgandit süüa, siis selliste spagettidena, eriti kui nad neid ise teha saavad, söövad nad hulga meelsamini. Nii, järgi jääb selline väike tükk. Ja paneme siia veel ka kurgi. No, ei õnnestu kohe. Vaatame, kurk tahab natukene tuleb ikka. Ja kurki ja suvikõrvitsad samamoodi siis ei koori just selle värviefekti pärast, et jääb oluliselt nii. Samamoodi siis kurgi väga pikad spiraalid. Spiraalitaja ei määri, seisab püsti ilusti. Nüüd salatitange, millega ma segan, on võimalik ka lahti teha. Mina praegu teen need spiraalid teile näidiseks toorsalatiks. Kui te nüüd aga tahate, siis nendest saab teha pesa, panna muffini vormi sisse ja küpsetada ära. Samuti võib neid aurutada spiraale ja ka panni peal või ahjus küpsetada. Kartulist, bataadist tehes spiraalid ja küpsetades silikonalusega ahjus saate väga head asendused kartulikõpsudele. Ma näitan veel ära ka spiraalitajaga, kui te tahate voki jaoks teha, siis voki
siis porgandi tükeldamine on suhteliselt ajamahukas, siis ärge tehke seda spiraali lõpuni, vaid katkestage ta ära. Ma sain praegu lihtsalt seda. Et need on täpselt parajad koki sisse, ka supi sisse, et ei ole ainult pikk spiraal objektina kasutamiseks. Nii. Salatikastme teen ma meie herbchopperiga, mis nagu nimigi ütleb, siis on pigem ürtidele suunatud, aga hakib vastu vaidlemata ära ka kõik muud pähklid, porgandid. Tera on väga terav, kaitse tera küljest alati eemaldada, ennem kui hakkima hakata. Ja jälgige, et on otse siin sees. Anumal on all silikoonine põhi, et ta ei libise. Anu on nõudepesumasinas pestav, nuge mitte kunagi nõudepesumasiinasse panna. Kastme teen siis, panen siia ühe küüslaugu, peterselli, mul on need ette juba lõigatud väiksemaks, natukene aetilli ja basilikut. Lisan siia seedermenni seemneid, mis on eelnevalt kuival pannil röstitud, et annaks parema maitse. Ja oliiviõli olen maitsestanud ära siia juba soola, pipra, veinijäädikas. Alati purustades kindlal pinnal käsi peale ja ärge tõmmake nööri lõpuni. 15 sekundiga on võimalik saavutada 288 noalõiget, mida noaga lõigates selle ajaga ei ole võimalik teha. Ja nüüd on valita siis, siit ilmselt näha väga hästi ei ole, aga praegu tõmbasin 5-6 korda ja ta on juba suhteliselt peenike. Tõmban paar korda veel, lisan siia juurde siis maitsestatud oliiviõli. Ja segasin ühtlaseks. Kindlasti eemaldage terad ja silikon kaabitsaga mugavalt saab selle siit kõik kätte. Anumaa puhtaks. Moad on väga teravad, sinna ei ole kunagi mõtet minna ei käega ligi ega silikonkaabitsaga mitte. Pesemise jaoks siis nagu ütlesin, eks anu võib minna nõudepesumasiinasse, noad käsipesu ja gaas tuleb avada, pannes valge ja punase osa vahele rusikaots. Valge osa võib minna nõudepesumasiinasse koos anumaga, ülemine osa on ainult käega pühkides. Segame selle kastmega ära ja kui te tahate, et nad natukene rohkem maitsestuvad, siis valmistage salat pool tundi ennem serveerimist. Siis oliiviõli ja veinijäädikas ka pehmendavad suvikõrvitsa ja porgandi jäikust, on võib-olla maitsvam. Ja siia peale, kes ei taha nüüd ainult toorsalati, võib panna röstitud kana, mõne viinu, krutoone või röstsigulat, mis annab alati toorsalatile väga hea tekstuuri ja maitse. Palun, salat on serveeritud.
räägin juurde nüüd kohe nendest kaussisarjast. Selle sarja nimi on Claire, mis nagu ütlebki siis, ta on läbipaistev, ta on elegantne, ta on mugav. Kõikidel kaussidel on õhukindlad kaaned. Kausside suurused on alates 290 milliliitrist kuni 6 liitriseni. Nii et kaussi suuruste valik on väga-väga suur. Samuti on madal 2-liitrine, mida on serveerimisel samuti väga hea kasutada. Teha kihilise salateid, teha valmis täidetud munad või kook. Siin on näha, kui hästi on nende kausside seest võimalik tuvastada, mis seal kaussi sees on. Praegusel ajal, kui lapsed on kodus ja te tahate, et nad laua pealt midagi ise võtaksid, siis pange siia valmis. Siin on külmkuivatatud maasikas, siin on küpsised, tehke nad tervislikud kaerahelvestest. Siin all on mul kuivatatud saiasnäkid, röstitud saiasnäkid. Ja niimoodi võite te panna kõike valmis. Ka külmkapist leitakse hulga paremini ülesse. Spiraalitaja, mida näitasin, tuleb pakendatuna väga ilusti karpi. See roosapael on siia nüüd minu poolt juurde pandud. Aga ma tahtsin teile näidata, et kui hea on seda kinkida. Te ei pea muretsema, kuidas ma teda pakin, kuhu ma ta panen, karbile pael ümber või lihtsalt sleip peale. Neid müüakse ka kleepsuga ja teil on võimalik kinkida heale sõbrale vajalik töövahend kööki. Näitasin ja rääkisin siis sellest väiksemast herbchopperist, mille anum on 300 milliliitrit. Tema suurem vend on smooth chopper, millega saab siis juba rohkem teha ja mille mahutavus on 600 milliliitrit. Siin on ka 50 kaupa mõõdud peal. Nende kaaned on ühesugused, ehk et neid saab omavahel vahetada ja tegelikult on ühed samad ka terad. Lihtsalt smooth chopperi on pikendus. Samamoodi alati kasutama hakates eemaldage kaitse, sest muidu ei ole võimalik hakkida ja mõtlete, et teil on rahtoode. Samamoodi asetage alati otse. Mina panen siia täna, nii, tuli vale kaus, teile lõhe. Mul on külmsuitsulõhet. Panen siia juurde Fensmardi seest pilli ja lõhe on soolane, siis sinna soola ei ole vaja lisada, kui soovite, pange pipart. Aga kes tahab soolakamat, siis igaüks maitsestab nii, kuidas soovib. Samamoodi kindlalt tasapinnalt. Nööri ei pea lõpuni välja tunduma, see ei ole vaja. Suuremal anumal ta vajab natukene alla raputamist, et kõik läheks läbi. Võt siin nüüd on üks pillikard, ei tahtnud sinna alla minna, jätame tema siis panemata. Ja nüüd ma panen siia peale siis vahukord. Ja teen sellest ühe võileivakatte. Praegu vahustan ma selle lõhe koos vahukoorega nende samade teradega. Smooth chopperil on kaasas ka vahustaja, mis näeb välja pistlina.
Teda on siis võimalik terade asemel asetada anumatele. Nii. Ja lõhevaht on meil valmis. Jällegi, siia sisse ei lähe silikonspaatriga ennem, kui on terad eemaldatud. Ja kus ma siis teile serveerin selle lõhevahu? Tupperware on väga hea tordikarp, mis on praegusel juhul siis madalas asendis. Keeran on kõrge asend. Te saate siin serveerida ka 20 cm kõrguse tordi, diameetriga 28 cm. Käepide on kindel ja toekas ja kinnitub korralikult. Täna aga paneme selle eemaldan kaane ja näitan teile kõigepealt siit pealt. Siin on tordi lõikamiseks ka head sälgud ees, joonised, et on mugav lõigata täpseid lõike. Aga siin allpool on 6 erinevat vahet, kuhu on väga mugav serveerida suupisteid. Ja minul on täna kaasas siin väikesed need krutoonid. Panen siia praegu vaid mõned. Siia peale lõhevahu. Et uhkemalt serveerida, siis võib alati selle vahu panna tordipritsi sisse ja pritsida. Kaunid kaunistused. Nii. Ja nüüd, kui te panete siia vahedesse erinevad asjad, panete kaane peale, teil on serveerimiseks valmis. Te võite sellega minna õue. Suvel on väga mugav, kui on putukad, kärbsed. Keegi ei pääse siia ligi. Ja on turvaline kasutada. Loodan, et teile jäi midagi silma. Pöörduge oma esitleja poole. Kohtumiseni!